Welcome to the International Rural Tourism Conference, looking at the use of cultural heritage in rural tourism. Eesti Maaturismi Ühingu poolt mul on tõesti väga hea meel kõiki teid täna siin näha ja siiralt tunnen rõõmu, et me oleme nii õige teema välja valinud konverentsi korraldamiseks. Tahan teile öelda, et meie kultuuripärand on nii rikas, et meil on tõepoolest väga suur ressurss, mida kasutada oma maaturismi toodete ja teenuste disainimisel. Täna kindlasti saame me oma headest näidetest nii Eestist, Lätist, Venemaalt, Sloveeniast kui Hollandist. Ma arvan, et need kogemused kindlasti väärivad kuulamist. Ma väga veel kord soovin teile edukat päeva ja annan sõna edasi Eesti Vabariigi Riigikogu liikmele Anneli Akkermannile, kes täna kannab uhkelt oma identiteeti, mis tuleb Kihnu saarelt, aga Anneli räägib juba edasise. Aitäh teile ja Tere päevast, head kolleegid! Ma siiski võtan endale julguse teretada teid kui kolleege, sest minu 91. aastal asutatud turismiettevõtte AS Kihnuland on alles ja on teistes väga heades kätes selleks ajaks, kui ma olen siirdunud hoopis teistsugusele tööjärjele, nagu Raili mind äsja tutvustas. On suur rõõm olla jälle teie keskel. Ma ei ole siia viimasel ajal sattunud just tihti. Tere hommikust kõigile! Mu nimi on, nagu Rootsin ütles, Silja Lehtpuu ja olen selle projekti Heritage Tourism koordinaator ja üks idee algatajaid. Ja tänase päeva teemasse sissejuhatuseks siis väike lühiülevaade, millega me oleme oma projektis tegelenud, millised on meie esimesed tulemused. Now, I would like to move on the program now to hear in much more detail about the consultation work that was undertaken through this project. And first, to give us some practical experience of the consultations from Estonia is Alvar Sagur from the Angla Windmill Park and Heritage Culture Centre. Enneks on Alvar Sagur ja selline saarlane, väike ettevõtja ja tuleb hästi selline